Me seisame siis reaalse maatüki ees, kus siis hakkab olema golfiväljak, mida ümbritsevad villad ja ridamäed. Brošüürid on igal pool ilusad, jutt on kõikidel magus. Aga räägime numbritest. Ja sellist oma kapitali tootlust ei saa tavaliselt ei oma indeksiga, ei isegi krüptoga. Ehk küsimus nüüd teile, kus 5 aasta pärast hakkab see ridamäe maksma rohkem, kas Abu Dhabis mere ääres või Dubai sisemaal? Vastus on ilmselt väga lihtne. Me saame reaalselt ka seal ridamäes ringi kõndida ja vaadata, kuidas see hakkab reaalses elus välja nägema. Tere head Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaruhuvilised. Me täna oleme Abu Dhabis Khudairati saarel Modoni müügikontoris. Ja eelmises vlogis me oleme rääkinud Abu Dhabist, Abu Dhabi rajoonidest ja miks Abu Dhabi. Seega me täna pikalt sellele ei peatu. Kui teid huvitab rohkem informatsiooni Abu Dhabis, siis kindlasti vaadake meie eelmine vlog. Aga ma tuletan korra meelde, miks Abu Dhabi. Minu hinnangul on Abu Dhabi täpselt samasugune linn, nagu oli Dubai 3-4 aastat tagasi. Kui ma alustasin 4 aastat tagasi Dubai kinnisvaraga, siis Dubais maksis ridamäe 500 000, nüüd 700 000, korter kommuunis 230-240 000, nüüd 300-320 ja 2-toalise korteri downtownis valmismajas Burj Khalifa vastas sai umbes 450 000 euroga, nüüd maksab selline järelturul 700 000 eurot. Ja sama saatus juhtub ka Abu Dhabiga paari aasta pärast. Miks? Esiteks, Abu Dhabi on palju jõukam kui Dubai. Abu Dhabi valitsusel on $2 triljoni eest erinevaid varasid. Teiseks, Abu Dhabis kasvab Abu Dhabi Global Markets. See on nagu Wall Street New Yorgis või DFC Dubais, kus avatakse väga palju ettevõtteid ja siia kolivad jõukad inimesed. Ja tavaliselt jõukatel inimestel on ka pered, kellega nad elavad. Neil on nõudlus suurtemate korterite, ridamäede ja villade järele. Lisaks on Abu Dhabis see fakt, et siin on ainult umbes 15% maad, mis on freehold, kuhu saavad välismaalased ehk meie osta. Dubais on 90% maad freehold maa ja enamus seda maad on riigi arendajate käes nagu Aldar või Modon. Seega pakkumine on väga kontrollitud. Loomulikult ärgem unustagem seda fakti, et Abu Dhabi turule on hakanud tulema juba ka Dubai arendajad nagu Shoba, Ohana. Kuulujutud levivad, et ka Damakil ja Beyondil on juba Abu Dhabis ostetud krundid, mis tähendab seda, et suured arendajad teavad, kus on uus tõus. Täna on Dubais minu hinnangul see probleem, et maad või piirkondi, kuhu reaalselt investeerida ehitusjärgus kinnisvarasse on jäänud üha vähem ja vähem. Näiteks Downtown, Marina ja muud välja kujunenud piirkonnad, ka näiteks Dubai Hills või Creek Harbor on juba väga kallid ning kui sinna ost uusarendusse maja, siis seal tõenäoliselt hind enam palju ei tõuse. Kui aga rääkida ka rahvastiku arvust, siis 2014 elas Abu Dhabi emiraadis 2,7 miljonit inimest ja 2024 lõpuseisuga 4,1 miljonit inimest. Jah, see rahvastiku arvu kasv ei ole nii kiire kui Dubais, aga kui me räägime, mis kinnisvara maht saab valmis Dubais järgneva 4 aasta jooksul, siis on ligikaudu 250-300 000 uut ühikut, aga Abu Dhabis on planeeritud ainult 30 000 uut ühikut, mis tähendab seda, et kui rahvastiku arv kasvab samamoodi, siis paari aasta pärast meil on väga tugev uus arenduste defitsiit. Seepärast mina soovitangi oma klientidel, eriti klientidel, kes on juba Dubaisi investeerinud, mõelda ka Abu Dhabi peale. Lisaks, Abu Dhabis on maamaks ainult 2%, mitte 4 nagu Dubais, mis tähendab seda, et kui näiteks asi maksab 1 000 000 eurot, siis te maksate ainult 20 000 riigile registreerimismaksu, mitte 40 000 nagu Dubais. Ja mis argumendid on veel Abu Dhabi kasuks, on näiteks see, et täna Abu Dhabis mere ääres korterid, villad, ridamäed maksavad samad hinda nagu Dubais sisemaal ja ma kohe varsti toon ka teile konkreetsed, reaalsed näited. Aga nüüd räägime Khudairatist. Me oleme sellest mitu korda rääkinud eelmistest videotest, kuid tuletan meelde, et Khudairat on naturaalne saar, mis kuulub riigi arendajale Modon ja mis on Manhattani suurune. Aga Manhattanil elab umbes 1,5 miljonit inimest, aga Khudairatil hakkab elamu ainult 100 000 inimest. Ja siin saarel tuleb 16 kilomeetrit randu, poed, kohvikud, restoranid, koolid, lasteaiad, kaubanduskeskus ning kogu vaba- ja veetmisinfrastruktuur, 2 golfiväljakut, surfiklubi, velodroom, pargid,
ning kõik eluks vajalik, see on nagu eraldi linn. See on ainult 20 minutit Abu Dhabi kesklinnast ehk Abu Dhabi Global Marketsist ja siia on rõhku pandud villadele, ridamajadele ja kortermajadele. Kortermajadest ja villadest me oleme rääkinud, aga me ei ole rääkinud ridamajadest ja ridamajad nagu Eestiski on üks kuumim kaup, sellepärast, et on suurem kui korter, kuid väiksem kui villa ja ta hinnastus on väga mõistlik. Et ridamaja maksab sama palju nagu näiteks 3 magamistoaga korter, aga ta on ikkagi poole suurem ja seal on olemas ka oma aialapp, kus saab grillida, lapsed saavad hommikul joosta ning te saate näiteks ka päevitada privaatselt oma aias. Ja Hudairatil tuleb selline elustiil, mida terve suua ees ei tule. Eks sul on ühel saarel kõik eluks vajalik olemas ja rohkemgi veel. Kuid kui tuletada meelde, mis hinnad on Hudairati saarel, siis korterid mere ääres algavad 2,3 miljonist dirhamist, see on siis suur 2-toaline korter ja villad algasid 8 miljonist dirhamist, mis on Dubai villa hind sisemaal. Kui me räägime ridamajadest, siis neil olid esimeses etapis Navaif Village ridamajad. Neid oli 378 ridamaja, need müüdi poole päevaga välja. Ja keskmise boksind oli 4,3 miljonit dirhamit ja äärmise boksind 4,9 miljonit dirhamit. Ja meil on info, et nüüd on lähiajal tulemas uus etapp ridamaja villasid, mis on golfi väljaku ääres ja jalutuskäigu kaugusel rannast. Ja me kohe näitame ka, kus nad asuvad nii kaardi peal kui ka reaalses elus. Ning prognoositav hind on alates 4,5 miljonit dirhami 250 ruuduse ridamaja eest, kus on 3 magamistuba, elutuba köögiga, stadiruum ja maidruum ehk teenijatuba. Kui ma toon võrdluseks, siis näiteks Shoba City's maksavad ridamajad alates 4,9 miljonit dirhamit ja need ridamajad asuvad Jassi kõrval pigem sisemaa poole suurema kiirte ääres, mitte mere ja golfi väljaku ääres. Teiseks, kui me võrdleme näiteks Dubaiga, siis hiljuti Dubai arendajal Bingati tuli välja müüki uus kommuun nimega Tilal Bingati, mis asub umbes poole tunni kaugusel, autosõidu kaugusel merest ning poole tunni kaugusel downtownist. Ja seal umbes sama suur ridamaja maksab 4,2 kuni 4,5 miljonit dirhamit. Ehk Dubais me ostame sama raest ridamaja kuskil sisemaal kommuunis, siin me ostame ridamaja mere ääres. Ehk küsimus nüüd teile, kus 5 aasta pärast hakkab see ridamaja maksma rohkem, kas Abu Dhabis mere ääres või Dubai sisemaal? Vastus on ilmselt väga lihtne. Ja nüüd, kui rääkida numbritest, siis tagasihoidlikult võttes see ridamaja hind hakkab kasvama vähemalt 7% aastas. Ja tavaliselt on Modonil olnud 50-50 makseplaanid ridamajade ja korteritele. 10% sissemaksed, 40% 3 aasta jooksul ja 50% kättesaamisel. See on hetkel eelduslik info. Hetkel meil mingit ametlikut infot ei ole. Me teame, et nad tulevad mai lõpus, villad ridamajad ja need müüakse poole päeva või päevaga välja, sest on juba mitusada klienti järjekorras. Aga kui tulla tagasi numbrite juurde, brošüürid on igal pool ilusad, jutt on kõikidel magus. Aga räägime numbritest. Et näiteks kui ridamaja maksab 4,5 miljonit dirhamit ja makseplaan on 50% ehitusel, 50% kättesaamisel ja hind tõuseb 7% aastas, mis on pigem väga konservatiivne. Mina prognoosin, et hind tõuseb vähemalt 10% aastas, mis siis tähendab seda, et me võime saada aastaseks oma kapitali tootluseks ehk IRR-iks 17 kuni 20% sõltuvalt sellest, kaua me seda ridamaja peale võtmete kättesaamist müüme. Ja kui meil õnnestub see ridamaja üldse maha müüa enne võtmete kättesaamist ehk enne viimase osamakse tasumist, siis me teenime ikka väga korraliku oma kapitali tootluse. Ja sellist oma kapitali tootlust ei saa tavaliselt ei oma indeksiga, ei isegi krüptoga. Aga lähme nüüd vaatame, kuidas see hakkab kaardi pealt välja nägema ning vaatame ka reaalse asukoha üle, kui me siin juba Abu Dhabis oleme. Ja nüüd me oleme Abu Dhabi kaardi juures. Siin on meil siis Saadiyat, Yas, Reem Island, mis on siis keskilinn ja Hudairat Island, millest me rääkisime. Ja Hudairat Island koosneb 3 osast. Vestosa, kus siis hakkavad olema meil ridamajad ja villad golfiväljakuga, golfiväljak, siia tuleb ka rand, Abu Dhabi velodrom, surfipark ja kõik lisad.
ning keskmine osa Navaif East and West and Village'iga ja Al-Nasimiga, mis on välja müüdud Bashayer kortermajad, kuhu tuleb veel viimane etapp. Kolmas küngas eksklusiivsete villadega tuleb aasta lõpus ning East Park, kus on siis maatükid ja sinna tulevad tulevikus ka ridamajad ja kortermajad. Aga lähme korra tagasi ridamajade juurde. Nad hakkavad siis olema golfiväljaku ääres. Koos pargiga siin tuleb suur park ja ranna sissepääs. Ja kui me räägime ridamajadest, siis eelmises etapis olid Navaif Village ridamajad, mis siis on 3 ja 4 magamistoaga. Keskmine boks on 3 magamistoaga pluss stadia maid room ja 4 magamistoaga olid äärmised boksid. Ja kui me vaatame näiteks keskmist boksi, mis on 3 magamistoaga, see on väga suur 250 ruutu pluss omaaed. Ja mis on Modonnil äge, meil on 3D kaart ehk enne müügi algust me saame nendes boksides ka ringi käia, vaadata planeeringuid, esimene korrus, teine korrus. Ja näiteks kui me lähme esimese korruse juurde ja vaatame VR-i, siis me saame reaalselt ka seal ridamajas ringi kõndida ja vaadata, kuidas see hakkab reaalses elus välja nägema. Ehk me saame vaadata siseviimistlust ja me saame ette kujutada reaalsed planeeringud. Me seisame siis reaalse maatüki ees, kus siis hakkab olema golfiväljak, mida ümbritsevad villad ja ridamajad. Ja meil on siin kõrval velodrom, Surf Abu Dhabi ja rand on meil 10 minuti jalutuskäigu kaugusel. Ja niimoodi hakkab välja nägema ka rannaosa Abu Dhabis Hudairatis. Kõik ridamajad, villad ja kortermajad on jalutuskäigu kaugusel rannast, kus on kristallpuhas vesi ning kohvikud, poed, restoranid. Sõbrad, aga kui teil on rohkem infot vaja Abu Dhabi kohta, miks just siia investeerida, Hudairati kohta või nende villade, ridakate või kortermajade kohta, võtke minuga ühendust ja kui teile meeldis see video, subscribe'ige, pange like. Ma hakkan tootma väga palju nüüd sisu, et teid harida, et te saaksite rohkem infot Abu Dhabi ja Dubai kohta ja me saaksime koos teiega teha õigeid valikuid ja mina olen sellel teel teile alati abiks ja ka hilisem edasimüügi ja väljaüürimise korral.